päevaks. Ma loodan, et kõigil on kohvitassid, veeklaasid käepärast, et meiega nautida seda mõnusat koosviibimise aega. Aitäh, et tulid. Meie veebiseminar teabekeskusest on siis suunatud tervishoiuteenuse osutajatele ja nende arenduspartneritele. Me oleme nii rõõmsad, et leidsite aja, et tulla kuulama ja ka kaasa mõtlema, mitte ainult kuulama. Kohe, kui ma olen slaidiga vahetatud, siis ma lähen edasi. Meie oleme siin, mina ja Kerli, et räägime siis uuest teabekeskusest, mis on siin, et jääda. Ja nii tore, et tulid. Ja selleks, et meil läheks hästi, siis lepime kokku, et kui sul on küsimusi, siis küsi julgesti oma küsimused ja avalda oma mõtteid ja arvamusi. Mõned mõtted ja arvamused tulid meile ka küsitluse teel, et me võtame need kindlasti arvesse, me proovime neile juba vastata ja kui me ikkagi ei vasta ära, siis küsi uuesti. Ja küsi otse meilt hääle ja pildiga, ära karda või siis kirjuta vestlusaknasse, et proovime poole pealt või siis jooksvalt hoida pilku siis vestlusaknas ka. Meil juba salvestab, et teeme salvestuse kättesaadavaks YouTube'i kanalis. Samuti saadame slaidid, kuid mitte kohe täna, homme ega sel nädalal, vaid esimesel võimalusel. Ja nagu ma juba ütlesin, et aitäh, et oled siin ja lähme teele. Et millest me täna räägime? Räägime natukene meie tiimist, et teabekeskuse taga ei ole ainult mina ja Kerli, vaid on ka teisi inimesi. Räägime siis veidi ajaloost, räägime, mis probleemi me teabekeskusega lahendame, kuidas me seni oleme probleemi lahendanud ja kuidas me oleme sellele lähenenud ja kuhu me oleme jõudnud ja mis on meie edasised plaanid. Ja kindlasti selle, kuhu oleme jõudnud osas, me näitame keskkondi, räägime, kust kuhu kolinud on ja mis edasi. Ja kindlasti oleme ka aja planeerinud küsimustele vastustele, kuid ootame siiski juba kohe aktiivset arutelu, et oleme avatud teie mõtteid kuulama. Ja nagu ma ütlesin, ei ole ainult mina ja Kerli siin teabekeskuses toimetamas, vaid meil on selline tihe ühtehoidev tiim, kus meil on ilus mõttetera või mentaliteet, mida me jälgime, et üks kõigi ja kõik ühe eest ja meie oleme lihtsalt täna siin, et teised saaksid aega kasutada ja tööd teha. Ja meie siis räägime teile teabekeskusest. Ja meil on tiimis arhitekt, projektijuht, rakadminid ja meie armsad esimesed lõppkasutajad meie siis enda andmekorralduse tiimis. Ja et mitte ka kindlasti ära unustada meie armsaid arenduspartnereid, kellega koos me oleme siia jõudnud. Et Industry 62 eesotsas, vahepeal oleme koostööd teinud ka We Make Software arendusettevõttega, Avalanche Laboratory OÜ-ga, Codality OÜ-ga ja veel teistega. Et me ei ole seda kindlasti kahekesi teinud. Ja Kerli, äkki sa räägid ise endast? Ja tere, et mina olen Kerli Linna ja olen TEHIK-us siis andmekorralduse juht ja siis vean seda tiimi eestotsast, kes kogu selle metaandmete haldusega meil Tervise Infosüsteemi andmevahetuses toimetab ja lisaks siis ka selle sama keskkonna arendamisega siis väga tugevalt viimased aastad on toimetanud, et uuel viisil, uuel kujul dokumentatsiooni siis kõigile
kellel seda vaja on, kättesaadavaks teha. Ja kui Kerli on enamiku ajast olnud selles eelnevas osas nagu sellest sündimise, nagu sellest esialgsest ideest kuni selle esimese versiooni sündimiseni, siis mina olen teabekeskuses juba 2 aastat olnud ja nüüd minu järg on siis järgnev vaade. Et kõik, mis siit edasi läheb, siis mina olen Charlotte Hanson. Mulle võib kirjutada, meeleldi vastan kõigile küsimustele, ettepanekutele või kaasamõtlemistele. Olen siis teabekeskuse tooteomanik ja siis andmekorralduse tiimis üks paljudest. Aga natukene siis, kust kõik alguse on saanud, et miks me selle alguse juures tuleme, on lihtsalt selleks, et tuua teieni seda konteksti, et me oleme aastaid rääkinud, et tuleb uus teabekeskus, publitseerimiskeskus läheb asendamisele, aga miks me oleme nagu alles nüüd teie ees ja mitte juba 2 aastat varem. Et see teekond sai kõik alguse sellest, kuidas meie teenuste juurutamisel tervishoiuteenuse osutajad ja nende arenduspartnerid pidid käsitööd tegema, hästi palju aega kulus. Meie enda andmekorraldusanalüütikud majandasid koodiloenditega Excelites, vormingute kirjeldused Excelites, PDF-ides, doc-failides. Kõik publitseerimiskeskuses on failidena komplekteeritud ja üles laetud. Põhimõtteliselt see on dokumendi hoidla, mis tähendab seda, et omavahelisi seoseid nendel ei ole või siis sa pead lihtsalt neid käsitsi taga otsima. Et küll on dokumentide sees selliseid oididele viiteid, kuid siiski sa pead oidi järgi ka teadma otsida ja kust otsida. Et kulus palju meie aega, kulus palju arenduspartnerite aega, kulus palju aega juhendamisele, et kust leida seda õiget informatsiooni ja ikka nagu Excel ja Excelid ka infosüsteemides sisse kirjutatud ja lõpuks päädis sellega, kuidas publitseerimiskeskus on nii suure turvariskiga, et kui esimene rünne toimus, et siis me pidime ta välis IP-aadressidele kättesaamatuks tegema, mis tähendab seda, et kui sa oled Eesti arst ja sa töötad ajutiselt või perioodiliselt kuskil väljaspool Eestit, siis sa ei saa meie metaandmetele ligi. Ja sealt tuli ka väga palju selliseid infopäringuid ja meelepaha, et ma olen Eesti arst, mul on vaja just praegu seda radioloogilise uuringu koodiloendit kätte saada ja palun väljastage mulle see on metaandmestik. Ja siis me ütlesime viisakalt, jah, sul on õigus, see on metaandmestik, see peaks olema avalik, me proovime paremini. Ja siit me teele läksime. Et 2015 valmis teabekeskusest esimene visioon. Sai kohe mõned aastad hiljem sai ka esimesed komponendid arendatud andmekirjelduskeskkonda siis eeskätt siis struktuurfondide toetusega. Aga kui tulid esimesed komponendid, tulid ka projekti meeskondades muudatused, tuli keset arendust mittefunktsionaalsete nõuete muudatused, mis tähendas seda, et aastal 2022 me pidime hakkama seda esimeste komponentide alusarhitektuuri ümber kirjutama ja seda meie siis mikroteenuste maailma alustamisega monoliitrakendused mikroteenuste maailma tooma.
Samamoodi siis 2022 ja 2023 olid meil skoobi muudatused jooksu pealt, et mida on mõistlik arendada sellel ajaperioodil, mida ei ole, siis oli meil ka otsus, et me hakkame HL7 CDA, HL7 V3 pealt liikuma HL7 Fire'i peale. See tähendab seda, et ka uue põlvkonna terviseinfosüsteemi tulekuga ja uue andmevahetusstandardi tulekuga on ka tulnud selliseid jooksu pealt muudatusi, et mida meil on siis mõistlik ja kuluefektiivne vormingute ja selle CDA maailma jaoks realiseerida, mida enam ei ole. Ja nagu ma ütlesin, projekti meeskonnas olid tihedad muudatused, oli paralleelselt 3 kuni 6 arendust käimas, vahetusid osakonnajuhid, projektijuhid, tuli arenduspartneritel tiimides muudatusi, et kõik see on nagu tekitanud natukene sellist ajalist nihet edasi poole kogu aeg ja samamoodi ka 2 aastat tagasi tuli see vajadus kohe laiendada oma haaret, et 2015, 2018, 2021 me olime vägagi tervisevaldkonna spetsiifilised, me lahendasime just tervisevaldkonna teenuste juurutamise muresid, me lahendasime nende metaandmete ja dokumentide kättesaadavuse muret. Kuid 2 aastat tagasi tuli ka kohe nagu laienduse vajadus, et terve Sotsiaalministeeriumi haldusala peab hakkama metaandmeid kirjeldama ja haldama. Ja seda me siin nüüd niimoodi vaikselt üritame lahendada. Et ei ole olnud see teekond just väga otse ja sirge, vaid pigem künklik. Aga nagu ma juba ennist mainisin, et me täna oleme seisus, kus me oleme peamiselt lahendanud tervisevaldkonna probleemistikku, kus siis senine terviseinfosüsteemi andmevahetuse teenuste juurutamine on olnud keeruline. Tänane lahendus ei võimalda ühtselt ja lihtsasti loetavat ülevaadet terviseinfosüsteemi andmevahetuse teenustest. Meie ja ma loodan, et ka teie sooviksite pigem vormingupõhist kui siis andmekomplektide põhist avaldamist, mis võimaldaks paindlikkust. Standardprotsessides on palju korduvaid liigutusi ning käsitööd, kus tuleb ühe teenuse juurutamiseks vähemalt 10 erinevat dokumenti lahti hoida, samaaegselt neid näpuga järge ajada. Ma ei usu, et see on väga meeldiv, vähemalt meil ei ole meeldiv olnud. Ma arvan, et teil ka ei ole. Publitseerimiskeskus on tänases maailmas väga pärandvara. Sinna ei ole enam mõistlik lisafunktsionaalsusid arendada ja ta on ka suure turvariskiga. Vormingutega seonduv dokumentatsioon on laiali ning pole üldse kiirelt üles leitav. Ctrl F aitab, aga ainult selles ühes menüüsektsioonis, et menüü üleselt Ctrl F meid ei aita enam. Ja rahvusvahelise koostöö edendamine ei ole võimalik tänase lahendusega. Just seetõttu, et välised koostööpartnerid ei saa meie publitseerimiskeskusele ligi ja veel vähem saavad nad aru eesti keelest, mida Google Translate ka väga hästi ei tõlgi. Mida me püüame saavutada on see, et me saaksime pärandteenuse kinni panna, et uute teenuste loome ja juurutamine oleks kasutajasõbralikum ja efektiivsem ja ajalooliste terviseinfosüsteemi andmevahetusstandardite andmemudelid oleksid kirjeldatud ühtsetel alustel. Just seetõttu, et varasemad vormingud on osaliselt kirjeldatud arenduspartnerite poolt, igalühel oma käekiri. Ajalooliselt on ka andmekorralduses inimesed vahetunud, käekirjad on kõigil erinevad, et proovime seda ühtlustada. Ja andmevahetuse reeglitega siis seonduv info ja dokumentatsioon oleks siis üheselt kättesaadav, ajakohane ja leitav ka väljaspool Eestit, sest tegu on ikkagi metaandmetega ja me tahaksime jagada parimaid praktikaid ka teiste riikidega. Räägime siis teabekeskusest, et lähme järjest nagu süvitsi teemadega. Teabekeskus on siis ökosüsteem erinevatest teenustest.
nagu ma ütlesin, peamiselt tervisevaldkonda teenindav, kuid siiski mitte ainult. Me panustame ka Euroopa terviseandmeruumi ja siis ka Tehtase projektidesse nii andmekvaliteedi, andmekatalooginduse kui ka piiriülese metaandmete jagamise vaatest. Ja Teabekeskuse selline missioon on siis võimestada andmekvaliteedi tagamist andmete loomise algallikas kui ka andmete vahetamisel. Et kui me teenused on juba eos juurutatud hästi, siis meie andmekvaliteet seal võiks ka oluliselt paremaks minna. Ja me visioneerime, nagu igal tootel on ka visioon, et me tahame võimaldada metaandmestiku kättesaadavust piiriüleseks kasutamiseks, andmete teisese kasutuse võimestamiseks, et ka piiriülesed teised riigid saaksid kasutada meie metaandmeid, võtta meilt niši ja me saaksime võtta teistelt niši ja areneda. Selline hästi kõrgvaateline, et mis meil täna olemas on siis komponentidest andmekirjelduskeskkond koos oma mikroteenustega. Samuti on siis kasutajatele sisuloomeks selline karbitoode nagu Wiki.js, kus nad kasutajad loovad ainult käsitsi loodavat sisu, projektidele kirjeldusi, teenustele kirjeldusi ja muud sellist infomaterjali, et varsti näete ka, mis seal juba tehtud on. Terminoloogia serveris siis avaldatud klassifikaatorid ja koodiloendid. Samamoodi ka avaandmete metaandmed on teabekeskuses kenasti olemas ja tulemas. Et kui veel ei ole avalik, ootame ka tehnoloogilise stacki võimekuse kasvamist, et siis võiksid avaandmed ka seal olla. Ja nagu ma rääkisin, andmekataloog peaks meile tekkima, mis siis võimaldaks Sotsiaalministeeriumi haldusala organisatsioonidel oma metaandmeid kirjeldada ja luua neile seoseid, luua andmesõnastikke, ärisõnastikke ning see kõik peaks ka teabekeskusesse jõudma. Ja ta jõuab siis läbi mõne kihi, et üks on siis meie custom-made arendusvahekiht, mis on siis selline API teenuste siis vahendaja kui ka eraldi API teenuste kogumik, mis siis võimaldab meil alliksüsteemidest kõik need metaandmed kokku tuua ja renderdaja siis saab nendest sellest teabest siis staatilised HTML-lehed renderdada. Ja me siis Nginxi seadistusega siis avaldame lehed S3-s, mis asub siis riigipilves ja teie saate veebibrauserist siis vaadata. Et meil on me oleme täna siin launch phase 1, et see on see tervisevaldkonna esimese valupunkti leevendamise punkt, kus me oleme selle esialgse versiooni teieni toomas. Et selleks, et meie visiooni täita, siis me kindlasti teeme parandusi, me kindlasti arendame veel edasi. Meil on vaja laiendusi teha, meil on vaja ka parandusi teha ja käideldavust paremini tagada. Aga see on juba järgmise 3, 4, 5 aasta töö. Et me läheme siit ainult edasi, et igasugune tagasiside on teretulnud. Et kuidas veel paremaks teha. Vot nii, ja nüüd ma annan sõna Kerlile, kes räägib, kuhu siis publitseerimiskeskusest miski asi kolis ja näitab ka meie keskkondi. Nii, aitäh, Charlotte. Kas kellelgi on vahepeal äkki küsimusi tekkinud, mida tahab küsida? Et ennem kui hakkame vaatama täpsemalt, et kuhu võrreldes siis tänase publitseerimiskeskkonnaga materjalid hakkavad kolima ja juba on kolinud. Aga kui ei ole hetkel, siis võite pärast ka julgelt selle osa kohta ka veel küsimusi küsida. Aga mina siis räägin natukene sellest, et kuhu need materjalid siis võrreldes siis tänasega kolivad.
et siin on siis mõned sellised lihtsalt lihtsustatud piltlikud slaidid selle kohta ja natuke pärast siis näitan ka uut keskkonda, et mille alt sealt siis täpsemalt leiab. Aga peamiselt ongi siis meil hetkel käimas etapp, kus on siis niisugune ülemineku etapp, et hakata tänase publitseerimiskeskkonna dokumentatsiooni, mida me seal oleme avaldanud ja te olete harjunud sealt kätte saama, üle kolima uude teabekeskusesse. Ja teabekeskus hakkabki olema selline peamine kontaktpunkt teile, kus kõik materjalid kas siis kohe sealt leiab või siis sealt leiab viited siis teistele keskkondadele, kus need materjalid on siis kas detailsemalt või teisel kujul ka kättesaadavad. Ehk tegelikult kogu see dokumentatsioon, mis siin teabekeskuses juba on ja hakkab ka edaspidi olema, on originaalallikas tegelikult väga mitmes erinevas keskkonnas. Et milleks üheks on siis andmekirjelduskeskkond, mida Sarlet ka siin juba mainis, kus me siis haldame kõiki andmevahetusvorminguid ja avaldame nende kohta siis natukene detailsemat, tehnilisemat dokumentatsiooni kui teabekeskuses siin veebilehel. Ja samamoodi on seal siis oidid ja ka kõik stiililehed ja skeemafailid näiteks kolivad ka sinna. Siis Fire'i maailma osas on meil siis eraldi avaldamiskeskkonnad, mille viited siis tulevad ka lihtsalt teabekeskusest kättesaadavaks nii teenuste kaudu kui ka siis vormingute või standardite lehtedelt tulevad sinna viited, et kus see materjal siis asub, et kuidas Fire'il baseeruvaid siis andmeid kirjeldada ja andmevahetust üles ehitada. Terminoloogia vaates, et kõik loendid nende puhul tuleb siis kasutusele ka terminoloogia server, mis siis hakkab olema selline masinmõistetav vahend, kuidas infosüsteemidesse siis loendeid edaspidi saaks pärida. Ja lisaks tulevad nad siis ka sellisel lõppkasutajale loetaval kujul, et mis igas loendis on ka teabekeskusesse ja ka andmekirjelduskeskkonda siis kättesaadavaks erineva detailsuse tasemega. Ning lisaks oleme ka teabekeskuses väga palju hakanud looma sellist sisu dokumentatsiooni, kirjeldusi, juhiseid, infomaterjale, mida siis varasemas publitseerimiskeskkonnas üldse ei olnudki. Ja seda me siis loome käsitsi Wiki.js baasil. Nii, ja siit siis ka väike natukene ülevaade, et kuhu siis praeguse menüü järgi, millega te olete harjunud või publitseerimiskeskkonnas toimetama ja uued siis viited hakkavad olema, et pärast, kui saate ka slaidid, siis siin on ka lingid taga, et saate siit ka lingi kaudu otse siis avada õiget kohta. Et loendid liiguvad teabekeskuse lingi peale eraldi menüüpunkti ja neid teenuste või see juhendite osas liigub tegelikult rohkem kui ainult teenuste alla, see ma näitan ka natukese aja pärast täpsemalt, kuhu see täpselt kolib. Ja siis tänaseni tuntud mõiste all standardid, edaspidi hakkame neid nimetama siis vorminguteks ja need liiguvad siis ka eraldi menüüpunkti alla, mis on siis kättesaadav teabekeskusest. Et see menüü ülesehitus siis uues teabekeskuses ei ole samasuguse loogikaga, nagu on olnud tänaseni publitseerimiskeskkond, mistõttu see kindlasti alguses vajab ka sellist harjumist, et kus siis mida leiab, et see on arusaadav. Kui teil tekib küsimus, et ei leia teatud dokumente üles, siis julgelt võtke meiega ühendust ja me siis juhendame, kus mis materjalid asuvad. Ja kindlasti käige selles uues keskkonnas ka ise ringi, et siis saate ka selle harjumuspäraseks, kus siis uuel kujul dokumentatsioon hakkab kättesaadav olema. Nii, ja nüüd natukene siis läheks nende teemade kaupa detailsemaks, et kuhu siis tänase publitseerimiskeskkonna dokumentatsioon liigub. Olen siin maha kriipsutanud need siis kaustad tänases publitseerimiskeskkonnas, mida me otseselt ei koli, kuna nende sisu on tänaseks juba aegunud ja osad nendest on isegi täiesti tühjad, aga lihtsalt taakvarale loomulikul kujul me ei ole saanud neid kaustu sealt ka eemaldada, et need on jätkuvalt seal lihtsalt olemas. Ja ülejäänud siis kaustad liiguvad erinevatesse uutesse keskkondadesse ja teie jaoks on peamine oluline kontaktpunkt ikkagi teabekeskus, et teabekeskus.tehik.ee, kus kaudu siis kõik viited on kättesaadavad
ja sealt siis suunatakse vastavalt vajadusele edasi siis erinevatesse keskkondadesse. Nii, ja nüüd lähekski lihtsalt teemade kaupa, et esimesena siis loendite ja klassifikaatorite osa, et kuhu see osa siis edaspidi liigub. Klassifikaatorite ja loendite osa siis on edaspidi kättesaadav esmakontaktpunktina sellisele inimloetaval kujul siis teabekeskusest menüüpunkti all loendid, kust alt siis sellise lihtsa kiire ülevaate saab, milliseid loendid meil üldse olemas on ja kui neid ka seal avada, siis saab ka nende loendite sisu näha. Aga siis detailsem info siis loendite osas tehnilisel kujul ehk siis masinmõistetaval kujul hakkab olema kättesaadav terminoloogia serverist ja selles osas on meil ka siis olnud paar webinari juba ja kindlasti tuleb ka edaspidi, kuidas terminoloogia serverit rakendada. Ja see on ka üks punkt, mis on hetkel väga oluline meile tänase publitseerimiskeskkonna sulgemise siis nagu eeldustööna, et kõik süsteemid, kes täna otse publitseerimiskeskkonnast loendeid pärivad, et koliksid ümber enda loendite pärimise terminoloogia serveri peale. Et kui te teate, et teie süsteemid pärivad täna publitseerimiskeskkonnast loendeid, siis kindlasti vaadake see üle ja võtke meiega ühendust, kui on vaja juhendamist, et kuidas terminoloogia serveri peale ümber kolida. Et tänane on terminoloogia serveri osas testkeskkonnas sisu olemas, millega saate juba testimise osas arendustöid alustada ja lähinädalatel ehk isegi juba tuleb ka toodangukeskkonda kõik sisu vähemalt enamus ulatuses juba kättesaadavaks. Jäävad veel mõned üksikud loendid, mille ümbertoomisega on meil selliseid formaadi või sisu korrastamise küsimusi vaja veel lahendada, et need jäävad siis natukese väikse viitega, et nende loendite kolimisel me lihtsalt ei koli üks-ühele neid faile ümber, vaid me konverdime täiesti uuele kujule kogu loendite ülesehituse, et kuidas mõisteid ja kood kirjeldame ja kogu metaandmestikku sinna juurde, et mis see loend on, kus seda kasutatakse, täiendame seda osa palju põhjalikumaks nüüd jooksvalt järjepidevalt edasi, et esimestega oleme juba alustanud, aga see on siis niisugune pikaajalisem tööülesanne meil veel kõikidele siis loenditele need kirjeldused ilusasti juurde lisada, et kuna meil on kokku üle 400 loendi, mida me täna haldame, siis see võtab lihtsalt natukene aega. Aga meie sõnum siis täna ongi peamiselt see, et hetkel kõige suuremaks selliseks kitsaskohaks, et publitseerimiskeskkonnast kõike ümber kolida, on see automaatpäringud loendite osas. Et selles osas rõhutan seda nagu siin ka veel, et võtke kindlasti ühendust, kellel on sellega probleeme, et terminoloogia serveri peale üleminekut alustada. Ma veel korraks hüppan siia vahele, et teadaolevalt oleme planeerinud järgmise nädala teisipäeva siis nende andmete migreerimise, mis tähendab seda, et järgmise nädala lõpuks hiljemalt võiks toodang terminoloogia serveris olla nagu publitseerimiskeskuses olevad koodiloendid olemas. Küll aga jah, ma tahaksin ka rõhutada seda, et terminoloogia server on meil HL7 Fire keeles suhtleb meiega, mis tähendab seda, et meie koodiloendid me oleme Excelist kirjeldanud ära nad HL7 Fire ressurssidele, mis tähendab seda, et muutub nende kättesaadavuse kuju. Küll aga tahaks loota, et on neid kuidagi nagu ikkagi lihtsam ja ka toredam ajakohaselt kätte saada, et ei pea enam Exceleid rakendusse sisse laadima ega sinna sisse kirjutama. Aga ja, igasugune abi meie poolt on selles osas olemas. Me tuleme appi know-how'ga ja nii palju, kui te küsite ja abi soovite. Ja kui teil tundub, et teil võiks olla mingisugune vestluskanal, kus seda kiire nagu mitte meilide teel abi põrgatada, vaid kuskil vestluskanalis, sest andke märku, me saame ka selle teile tekitada. Just, väga hea. Ja siis lisaks toon välja ka selle, et kui edaspidi teabekeskusest leiab siis sellise menüüpunkti alt nagu loendid, siis kogu tänase harjumuspärase siis loendite nimekirja koos nende sisuga, siis lisaks tekib teabekeskuses või mitte tekib, vaid juba on olemas
selline menüüpunkt nagu terminoloogia standardid, kuhu alla me siis oleme juba alustanud selliste erinevate, eriti just rahvusvaheliste suuremate klassifikaatorite ja terminoloogiate info kirjeldamist ja ka erinevate viidete lisamist, et tekitada ka juurde sellist teadmusinfot, et mis need loendid üldse on, mis need klassifikaatorid üldse on, kus neid kasutatakse ja mille jaoks me neid Eestis siis hetkel kasutame. Et kogu see sisu, mis seal on selline inimloetaval kujul, nii-öelda tekstilehed, siis sellega me järjepidevalt siin jätkuvalt edasi toimetame, järjest põhjalikumaks ja sisukamaks me seda kirjutame. Hetkel oleme siis välja tulnud just sellise esimese põhjaga, millega me tundsime, et oleme juba valmis avalikkusele kättesaadavaks tegema, et mitte enam siis seda enda käes ainult hoidma. Nii, ja loendite vaates siis loendite osa on just see osa, mis on meil tegelikult täna veel arenduses, et loodame sellega lõpetada siin esimese poolaasta lõpuks, et oleksid siis loendid ka kõik ilusasti ilusal kujul nii teabekeskuses kättesaadavad kui ka siis andmekirjelduskeskkonnas natuke detailsemalt olemas niisugusel inimloetaval kujul. Et seetõttu on siin praegu mul ekraanipildid ka meil testkeskkonna baasilt, et näidata lihtsalt üldiselt, kuidas see hakkab välja nägema. Kui te lähete teabekeskuse lehele, siis hetkel seal loendite sisu väga palju veel ei ole, seal on üks näidisloend lihtsalt ja kõik see metaandmete kirjeldamise osa, mis siis iga loendi avamisel avaneb, on metaandmed esialgu ja ka kirjeldus, kus seda kasutatakse või mis see loend üldse on. Ja koos siis oma kõikide mõistetega, mis selles loendis siis kasutusel on. Et siin on veel sellist disainitööd ja sisutööd meil veel teha, et lihtsalt hetkel näete seda suures pildis, et kuidas ta enam-vähem hakkab välja nägema, aga järgmise siis 3-4 kuu jooksul see vaade siis veel päris palju muutub. Nii. Järgmise punktina on siis juhendite kaust, mis on ka selline publitseerimiskeskkonna üks väga kasutatav kataloog, aga kuhu alla siis on tänaseni olnud koondatud väga erineva skoobi ja ulatusega ja eesmärgiga dokumentatsiooni, lihtsalt selle tõttu, et ei ole olnud ka paremat kohta, kuhu dokumente panna. Ja nagu Sarlet ka alguses juba ütles, et siis täna meie jaoks ka peamine probleem meile endale ja me oleme aru saanud ka, et meie lõppkasutajatele teile on olnud see, et materjal ei ole olnud piisavalt omavahel seostatud, et sa pead ise teadma, kust mida leiab või siis lihtsalt mingite mõistete alusel seda siis otsima. Ja selle tõttu selle juhendite kausta me sellisel kujul ümber ei koli, nagu ta tänaseni on olnud, et üks suur kataloog, kus on väga palju faile, vaid me jagame selle kogu dokumentatsiooni sealt laiali erinevate menüüpunktide ja erinevate dokumentide ja lehtede alla. Üks esimene koht siis, kuhu paljud juhendid liiguvad, mis seal kaustas siis täna avaldatud on siis teabekeskuse punkt nimega teenused, mida ma natukese aja pärast siis näitan ka täpsemalt, kuidas me seal siis midagi avaldame. Aga selle eesmärk on siis see, et kirjeldada ära erinevad teenused, mida siis tervise infosüsteemis andmevahetuse mõttes siis rakendatakse ja seostada need juhendid, mis on olnud hetkel juhendite kaustas, kõik erinevate teenuste alla, nii et oleksid seotud selle teenusega, mille spetsiifilised nad on ja mis eesmärgil neid siis vaja lugeda on või nendega tutvuda on. Samas ka paljud nendest juhenditest, mis siin täna on, lähevad otse nii-öelda sisulehtedeks teabekeskusesse, et nad ei tulegi enam failidena, vaid me teemegi eraldi veebilehed selle info siis avaldamiseks, mis siis seal täna erinevates failides kirjeldatud on. Ja kui neid dokumente siit avada, kuna need on osad väga suuremahulised dokumendid ja veebikeskkonda neid üles laadida ei ole mõistlik ja osad ka mahult ei mahu, siis need lingid siit viivad tihtipeale edasi koodivaramusse, kus siis on need kõik dokumendid siis ka alla laetavad soovi korral, kui peaks selleks vajadus olema. Ja need uuenevad siis samamoodi teatud juhtudel siis koodivaramus. Lihtsalt see, sorry, ma jälle hüppan vahele, lihtsalt see põhjendus oli ka see, et
need PDF-failid kohati on väga-väga mahukad ja neid käsitsi ümber trükkida Markdowni oli täiesti nagu tundus ebamõistlik lahendus. Et ma ei usu, et need sinna püsivalt jäävad, samas nagu kipuvad ajutised lahendused jääma igaveseks, aga me lihtsalt tahaksime tekitada ilmselt ka käsitsi mingid sisukokkuvõtted nendest mahukatest PDF-failidest, aga me lihtsalt ei ole jõudnud selleni veel, et anname oma parima. Just. Nii, ja siis teine koht, kuhu siis paljud sellest juhendite kataloogist failid liiguvad, mida ka väga palju on kasutatud, on siis erinevad dokumentide täitmise juhendid. Ja need siis saavad olema seotud konkreetse siis vorminguga, mille varasem mõiste on olnud siis standardid ja konkreetse versiooniga. Ehk nad ei ole siis kuskil eraldi kataloogis enam, vaid nad tulevad siis seotuna konkreetse andmevahetusvorminguga, mille kohta nad siis käivad. Ja oleme siis kõikidele varasematele versioonidele need ilusasti ka juba juurde sidunud. Ja seda osa siis näitan ka natukese aja pärast, kus need täpselt siis kättesaadavad hakkavad olema ja mis siis tegelikult tuleviku visioon nende juhendite osas on. Nii, need on siis kaks nagu peamist kohta, kuhu need juhendid lähevad. Kindlasti on siin ka juhendeid, mis võib-olla liiguvad hoopis teiste menüüpunktide alla, et vastavalt siis teemadele, et mille kohta need juhendid on siis loodud, nad lähevad siis teabekeskuses vastava infolehe alla. Ja siit lihtsalt ka ülevaade, kuidas nad siis hakkavad nende kahe kasutusjuhu puhul olema, et tekivad siia siis seotud juurutusjuhendid või tekivad ka näiteks ärianalüüsi punkt, et kõik saavad olema siit viidatud, lingitud. Ja see on siis see vaade, kuidas vormingute puhul need täitmise juhendid näiteks hakkavad olema siis konkreetse versiooni juures kuvatud. Nii, kuigi ma ennem näitasin, et seda kataloogi me ümber ei koli, siis muus osas me teda tegelikult ei koli ka, kui ainult see, et selle kataloogi all on tänaseni publitseerimiskeskkonnas olnud avaldatud tervise infosüsteemi andmekvaliteedi kontrollid, mida siis valideerimismoodulis rakendatakse. Ja ta on olnud täna ka väga peidetud, seetõttu ma kardan, et väga paljud isegi ei tea, et need seal all olemas on. Ja need me siis kolime täiesti uuel kujul ja palju rohkem nähtavana siis ka teabekeskusesse ümber. Ja nad tulevad sellise menüüpunkti alla nagu andmekvaliteet, kuhu siis lisaks sellele, et me kontrolle hakkame avaldama või ka neid nimekirju, millistel dokumentidel, millised kontrollid on rakendatud, on ka juba alustatud sellist infomaterjali koondamist, et mis see andmekvaliteet üldse on, kuidas seda tagada, et te saaksite ka enda infosüsteemides ja organisatsioonides nende põhimõtetega toimetada juba sellel hetkel, kui andmeid hakatakse siis dokumenteerima, et milliseid põhimõtteid jälgida. Ja lisaks tuleb sinna ka valideerimismooduli siis selline tööpõhimõtete ülevaade ja loetelud siis kõikidest nendest dokumentide versioonidest, millele valideerimismoodulis hetkel kontrolle on rakendatud ja juurde kohe ka lingitud siis need Schematroni failid, mis siis on rohkem suunatud arendajatele, et te saaksite näha, milliseidele elementidele, kuidas kontrolle valideerimismooduli poolel on rakendatud ja milliseid veateateid siis saab. Ja need siis on ka täpselt samamoodi koodivaramus siis failidena üles laetud. Ja nagu ma juba ütlesingi, et siis tekib natukene põhjalikum ülevaade andmekvaliteedi kohta, millele järgneb siis loetelu kõikidest dokumentidest, nende versioonidest, millele on kontrollid rakendatud. Ja lisaks tulevad siis alamlehed siis dokumentide kaupa, täpselt andmeelemendi kaupa, millised kontrollid siis mingile andmeelemendile teatud dokumentidel rakendatakse. Ja selle viimase osaga me siis hetkel praegu aktiivselt tegeleme, et seda vaadet siis ka teabekeskusesse tuua, et hetkel seal on veel selles keskkonnas, millele ka te ligi pääsete, praegu paar lihtsalt näidislehte, kus me oleme erinevate osapoolte käest lihtsalt tagasisidet nende pealt küsinud, et kuidas need lehed võiksid välja näha. Et see vaade siis natukene nüüd lähiajal ka muutub.
aga muu osa on juba seal teabekeskuses olemas. Nii, siis OID-ide osa, et OID-id liiguvad siis andmekirjelduskeskkonda, et need hakkavad olema siis samalaadsel puustruktuursel kujul, nagu on olnud ka nad publitseerimiskeskkonnas hallatavad, kättesaadavad andmekirjelduskeskkonnas, aga uues keskkonnas on siis palju rohkem erinevaid otsingu ja selliseid kasutajasõbralikumat haldust, kuidas nendel erinevate OID-ide vahel ringi liikuda. Hetkel on juba OID-id sinna üle kolitud, et praegu me dubleerime neid nii publitseerimiskeskkonnas kui andmekirjelduskeskkonnas ja lähiajal, kui meil on lõplikult lõpetatud kasutajate ja kasutaja siis õiguste ülekolimine uude keskkonda, siis me selle kohta ka eraldi teavitame, et kes on iseenda OID-harude haldajad, siis TTO-de OID-harude haldajad, et kuidas siis uues keskkonnas OID-e hallata ja neid luua, et need dokumentatsioonid siis lähiajal ka kõik teeme kättesaadavaks ja saadame ka eraldi teavitused selle kohta. Ja kui see on tehtud, siis sellest hetkest siis lõpetame ka topelt selle nii-öelda haldamise ja avaldamise ja viimase seisu vaatame siis üle, et kindlasti andmekirjelduskeskkonnas oleks viimane seis OID-idest ilusti olemas. Et selles osas siis ka kindlasti lähiajal võtame teiega veel rohkem ühendust. Ma võin juba praegu öelda või teha üleskutse, et me tegeleme praegu OID-ide, TTO-de, OID-ide, haldurite kaardistamisega ja nendele kasutajarollide tellimisega ja nende OID-idega OID-ide ja haldurite vaheliste seosete tekitamisega, mis tähendab seda, et kui te teate, et teie asutuses on vahepeal inimesed muutunud või te ei tea, kas teie asutuse OID-idel on haldur olemas või ei ole, siis nüüd on see koht, kus öelda, et hei, meil on vahepeal inimesed muutunud, et palun teistele inimestele ligipääsu tekitada. Et nüüd on see koht, kus seda öelda. Et praegu me oleme lähtunud liidestumislepingutest ja publitseerimiskeskuse ajaloolisest taagast. Et kui te teate, et teil on muudatus tekkinud, andke kohe märku. Ja et hiljemalt selle kuu lõpuks saab OID-ide haldus ja inimesed OID-idega kokku viidud ja siis tuleb ka sellekohane info teile. Ja nagu ma ennem ütlesin, siis kõik viited saavad ikkagi alguse ka teabekeskusest, et teabekeskuses OID-ide osa, et kuidas OID-ide halduspõhimõtted käivad ja mis need OID-id üldse on, hakkab olema siis standardid menüüpunkti all, mida ma hiljem ka näitan. Ja sinna alla tekib ka siis viide siis OID-registrile andmekirjelduskeskkonda. Hetkel seda viidet avalikkuses veel näha ei ole, aga lähiajal see on sealt kaudu ka ilusti kättesaadav. Aga andmekirjelduskeskkonnast on siis juba nähtavad OID-id ja andmekirjelduskeskkonna üldine viide on teabekeskuses ka olemas, mille kaudu sinna ka täna juba ilusti jõuab. Ja need on siis sellised vaated, kuidas OID-ide puu siis edaspidi hakkab välja nägema, et ta on suhteliselt samal kujul, nagu ta tänaseni on olnud, aga lisafunktsionaalsused on sinna juurde lisatud just halduse vaates ja ka selles vaates, et täna uues keskkonnas on võimalik ka siis OID-idele kirjeldusi lisada, et oleks ka võimalik selgitada, mis eesmärgil see OID on loodud või mis mõiste tähendab, millele on siis OID antud. Et seda siis vanas keskkonnas avalikult kättesaadavana ei olnud võimalik teha. Ja üks muudatus on veel, et uued tervishoiuteenuse osutajad saavad ise oma ID-kaardiga sisse logida ja siis nad saavad ise endale OID-i taodelda, et enam ei pea meie kasutaja toest läbi käima, aga kõik see tuleb siis koos uue keskkonnaga ka, kõik see uus info. Just. Nii ja siis viimased 2 kataloogi, mis on standardite kataloogid, kus all on siis täna olnud avaldatud kõik andmevahetuse dokumentide ja sõnumite näidisdokumendid, juhenddokumendid, stiililehed,
muudatuste kirjeldused, siis need kolivad kõik ümber samamoodi esimese kättesaamispunktina ka teabekeskusesse nimetuse alla vormingud menüüs ja see on kindlasti üks koht, mis vajab kindlasti kõige rohkem ka harjumust, et edaspidi ei ole standardid ehk me oleme tänaseni harjunud, et ambulatoorne epikriisi on standard või saatekirja vastus on standard, siis edaspidi me nimetame neid vorminguteks ehk vorminguteks ja see tuleneb siis sellest, et olla ühtsem sellega, kuidas rahvusvahelisel tasandil neid erinevaid dokumentatsioone siis nimetatakse. Et standard on ikkagi HL7 standard, mida me siis kasutame selleks, et enda andmevahetust kirjeldada ja kõik need erinevad kasutuslood, mis siis on kas dokumendid või erinevad sõnumid või päringud, et need on siis inglise keeles kasutuses kui template'id ja sellele siis sai eesti keeles vaste leitud vormingu näol ja seetõttu on nad siis edaspidi andmevahetusvormingud, et kõik, mida te olete harjunud ennem leidma sõna standardi alt, leiate nüüd mõiste vormingud alt. Ja see esimene kontaktpunkt saab siis samamoodi olemagi teabekeskus, kus siis on kõik vormingud, mis siis täna on olemas, üles loetletud, oleme nad jaganud 6 erinevasse gruppi, et oleks natuke lihtsam nende vahel orienteeruda. Ja sealt saab ka siis neid versioonide kaupa edaspidi avada, aga selline detailsem info ja kogu see info, mida ka teabekeskuses näha, see tegelikult tuleb andmekirjelduskeskkonnast, kus siis on põhjalikumad kirjeldused ja dokumentatsioonid kõikide andmevahetusreeglite kohta. Ja seda ma siis näitan ka natukese aja pärast teile täpsemalt. Ja miks just see standardi vorminguks nimetamine võib ka uue keskkonna puhul segadust tekitada, on see, et teabekeskuses on ka lisaks menüüpunkt standardid, mille alt siis edaspidi leiabki just infot erinevate rahvusvaheliste standardite kohta. Et sealt leiab infot, mis on HL7 CDA standard, mis on V3 standard, mis on FIRE standard, mis on näiteks OMOP, et sellist dokumentatsiooni siis hakkame sealt kaudu ka avaldama ja juba esimesed siis infolehed on sinna siis ka juba kirjeldatud ja koondatud. Ja panin siia sellise slaidi ka, mida me siin hetkel kohe läbi käima ei hakka otseselt, aga et oleks natukene võimalik teil endal võib-olla seda edaspidi selles mõttes kasutada, et kus hakkab edaspidi olema siis erinev materjal, mida me oleme seni avaldanud koos siis standardi kogumikega, mida siis edaspidi enam sellisel kujul olema ei hakka, et hakkab olema vormingute põhine haldus, mitte enam suurte kogumike põhine haldus, et kust siis seda infot, mida te tänaseni olete harjunud leidma, edaspidi siis leidma hakkab. Et kui slaidid saate, siis saate siit pealt seda ka jälgida. Ja üldiselt siis vormingute teabekeskuse osas vaade ongi esimene vaade, kui sinna vormingute lehele minna, siis näete kõiki listitud andmevahetusvorminguid, mida siis tervise infosüsteemi andmevahetuses saab kasutada ja tulebki kasutada. Ja kui neid avada, siis tekib iga vormingu kohta selline kirjeldav osa ja üldinfo ja kõik temaga seotud versioonid. Et kui on vormingust 5 versiooni, siis need kõik siia alla nimetatud. Kui on 11 versiooni, siis need on kõik siin olemas. Ja hetkel ei toimi, aga lähiajal ehk hakkab uuesti toimima see, et kui ühte versiooni avada, siis tekib ka see versiooni vaade ja on siis näha ka kõik need selle versiooniga seotud dokumentatsioonid, mida me sinna külge oleme siis tänasest publitseerimiskeskkonna erinevatest menüüpunktidest kui ka siis erinevate standardi kogumike alt välja toonud, konkreetse versiooniga siis ära sidunud, et oleks lihtsamini aru saada, mis dokumentatsioon mingi andmevahetusvormingu kohta käib. Aga seal on meil praegu hetkel veebikeskkonnas väike murekoht, et see uuesti tööle saada, et see vahel töötas. Et nagu me ütlesime juba ennem ka, siis täna on praegu üleminekuperiood ja me tulime selle keskkonnaga pigem varem välja ja teades, et meil on veel probleemkohti, millega me tegeleme
ja just selleks, et te saaksite ka meile veel viidata kohti, mis on segased või mida te ei leia või mis ei tööta, et siis meil oleks rohkem aega tegeleda selle nagu parendamise ja korrastamisega ka edaspidi ja annaks siis natukene aega selleks üleminekuajaks, et publitseerimiskeskkonna pealt harjuda uut keskkonda kasutama ennem kui publitseerimiskeskkonna siis lõplikult saame kinni panna, et ongi selline üleminekuperiood, kus siis teabekeskuse pool veel vaikselt täieneb, paraneb, aga vaikselt juba on võimalik sealt infot leidma hakata. Ja lisaks siis sellele, et teabekeskuses on selline vormingute üldinfo olemas, siis detailne vaade kõikide vormingute kohta ja nende versioonide kohta hakkab olema siis andmekirjelduskeskkonnast leitav, kus siis ka teabekeskusest tekib viide iga vormingu juurest hiljem andmekirjelduskeskkonda konkreetse vormingu juurde, et see on ka üks punkt, mis tuleb veel juurde. Ja sealt saab siis juba täpsemalt nende dokumentidega tutvuda ja ma hetke pärast näitan ka seda keskkonda, siis võib-olla tekib parem ülevaade, mis sealt siis rohkem leida on kui teabekeskusest. Tead, Kerli, ma arvan, et me võime tegelikult kohe nende keskkondade juurde minna, sest need pildislaididel on natukene transpordi käigus viga saanud, et need on suhteliselt hägused. Et ma ei tea, kas asi on võib-olla minus või siis keegi teine ei julge öelda, aga... Ja ma arvan, et need on jah, see on mingi mure selle PowerPointiga, et ta teeb pilte uduseks. Aga see oligi viimane tegelikult slaid, mida ma näidata tahtsin, nii et see õigel hetkel tõid selle välja. Ja nüüd ma tahakski teile neid keskkondi näidata, kui just kellelgi ei ole vahepeal küsimusi tekkinud, mida tahaks ennem küsida. Nii, aga kui mina küsiks Kaia Kulla Statistikaamet, et ma küll Statistikaamet ei ole küll otseselt TEHIK-u kasutaja, aga ma tean, et publitseerimiskeskuses oli teil viited klassifikaatoritele, mis ei ole teie hallatavad, et kuidas selles uues keskkonnas nüüd on see asi teil lahendatud? No näiteks EHAK, mis kippus olema seal väga vana versioon, mida te jagasite. See kippus olema vana versioon tänu sellele, et meil ei olnud teavitusi, et see muutus. See on vale vastus. Vale vastus, sest EHAK-ut teavitati kõigile kasutajatele, kes meil haldas. Tema isiklikult saatis kõigile, lisaks oli veel Riha kaudu see teavitus tuli, et on uus versioon. Nii et see ei saanud olla põhjus. Aga okei, see selleks. Et ma lihtsalt mõtlen, et kuidas teil nüüd uues on see lahendatud? Uues keskkonnas või te ei viitagi enam nendele teiste hallatavatele klassifikaatoritele, teiste asutuste poolt hallatavatele klassifikaatoritele? See vajadus meil ikkagi jätkuvalt jääb, et neid viidata tänu sellele, et terviseinfosüsteemi andmevahetuses on vajalik, et kõikidel loenditel CDA nii-öelda standardile vastavalt oleksid ka oidid küljes, et need oidid me peame ikkagi kättesaadavaks tegema. Aga kuidas me täpselt selle halduse edaspidi paremaks saame, et need oleksid värskemad versioonid kõikidest loenditest kohe olemas, kui need algallikas muutuvad või siis kuidas edasi viidata, nii nagu oleks tervishoiuteenuse osutajate arendajatele ka see mõistlik ja kättesaadavad need loendid, et selle osaga me siin järgmiste sammudena edasi veel toimetame. Et esimene osa, millega me rohkem toimetame loendite kolimise osas, ongi just need loendid, mida me ise haldame ja mida me publitseerimiskeskkonnas avaldame. Järgmiste sammudena tulevadki juba siis need, mis on seal ka lisaks täna avaldatud, aga ei ole meie enda hallata. Ja kolmanda sammuna hakkame siis ka laiendama seda ringi, et tervisevaldkonna erinevate osapoolte siis loendid oleksid ka terminoloogiaserveri kaudu kättesaadavad ja võimalik, et edaspidi ka Sotsiaalministeeriumi haldusala teiste süsteemide loendid saaksid olema sealt kättesaadavad. Eesmärk on teha võimalikult masinmõistetavad liidesed, et käsitsi enam informatsioon ei liiguks, vaid liiguks automaatsete uuenduste ja pärimiste kaudu, mis aitab ka maandada seda riski, et on väga vananenud versioonid kuskil üleval, mida me tegelikult ei sooviks avalikustada.
Väga tore kuulda, et selles mõttes, kui on Statistikaameti, et meil on ka uus keskkond ja kõik uued metad ja värgid, et siis kindlasti ootame teid külla, et kuidas siis neid liidestada, et kuidas seda infot teile masinliidesega edastada. Väga hea. Ja meelega tuleme, arutame koos. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi tekkinud? Et kui ole, siis ma vahepeal tegin ka juba taustale teabekeskuse veebilehe lahti, et see on nüüd kõigile kättesaadav, kui te lähete teabekeskus.tehik.ee, siis te ilusti näete seda keskkonda. Ja esilehele me oleme ka koondanud mõned viited, et harjutada seda uute menüüpunktide alt vajalike materjalide leidmist. Ja seda osa me siin saame ka vajadusel veel täpsustada, kui näeme, et tekib probleeme mingite materjalide leidmisel, et mida sinna täpselt välja tuua. Aga kui nüüd vaadata seda menüüd, siis see menüü on väga erinev võrreldes sellega, mida tänaseni olete harjunud publitseerimiskeskkonnast leidma. Ja esimese punktina, nagu ma juba ennem ka mainisin, et on juurde tulnud siis selline eraldi punkt nagu andmekvaliteet, et kus saab siis andmekvaliteedi kohta rohkem lugeda, kuidas seda tagada, mis need põhimõtted on, et neid ka siis enda süsteemides saaksite juurutada. Ja kui minna menüüs edasi, siis on juba kirjeldused, kuidas valideerimine toimub terviseinfosüsteemi valideerimismoodulis. Seda osa me siin ka järjest edasi täiendame ja täpsustame. Ja siit alt leiab siis ka sellesama nimekirja, et millistele dokumentidele millised kontrollid on rakendatud ja need kontrollikoodid on ka siit siis arendajatele kättesaadavad. Ja tulevad ka siis kõikide vormingute kaupa siis need kontrollid, millisele elemendile milliseid kontrolle rakendatakse siia kättesaadavaks. Et need kaks vaadet, mis siin hetkel on, need on sellised testvaated, millega me korra katsetasime, aga uus vaade siis tuleb natukene vähemate tulpadega ja paremini loetavana. Nii, siis järgmise punktina, mis on juurde tulnud, on andmepäringute osa, kus siis on võimalik saada infot selle kohta, kuidas terviseinfosüsteemis olevatele andmetele päringuid teha, et kui kellelgi on vajadus teha mingit teadustööd, uurimustööd või analüüsi, siis siin on ka juhendid, kuhu siis pöörduda ja milliseid vorme siis tuleb täita. Ja ka ülevaade kõikidest päringutest, mis siis TEHIK-usse tulevad, et millised andmeid terviseinfosüsteemist erinevate uuringute jaoks on küsitud. Uue punktina, millest me ka mingi hetk tuleme eraldi täpsemalt rääkima, on infomudelid, et nendega juba osad inimesed TTO-de esindajatena on natuke kokku puutunud, kes on osalenud viimase aasta pooleteist jooksul erinevates siis uute teenuste arendamiste töörühmades, et nemad on sellest juba kuulnud. Aga teised, kes veel ei ole, siis saate julgelt minna teabekeskusesse, lugeda, mis on infomudelid, et nende mõte on siis see, et luua enne seda, kui me üldse andmevahetusest hakkame rääkima, kaardistada ära, mis on iga teenuse andmestik ilma siis sellise tehnilise komponentide osapoolteta. Et selle põhimõtted, kuidas me neid loome ja haldame, on siin kirjas ja esimesed mudelid, mis siin erinevate teenuste jooksul, viimase aasta jooksul on juba loodud, on siit ka juba leitavad, et saate neid juba uudistama minna ja järjest me siis enam uute teenuste loomise ajal neid siia üles paneme ja kättesaadavaks teeme. Nii, ja siis on loendite punkt, millest ka ennem oli juba juttu, et siia alla siis kolivad kõik täna loendite ja klassifikaatorite menüüpunkti all olevad loendid. Nendest tekib siia nimekiri, mida hetkel siin ei ole, selle tõttu, et veel toodangu või siis live-keskkonna terminoloogia serveris ei ole loendid avalikult kättesaadavad ja nii kui nad siin lähinädalate jooksul sinna saavad, siis siia need automaatselt ka teile nähtavale kohe tulevad. Ja lisaks siis
Mul näitab ta valet lehte, sellepärast mõtlesin, et midagi on puudu. Vot, see on õige leht. Ja siin on siis ka juhendmaterjalid terminoloogia serveri kohta, et millest siis ennem ka oli juttu, et kellel on siis vajadus automaatseid liideseid ehitada ja mida me ka soovitame, et tulevikus kõik loendid infosüsteemides oleks automaatselt versioneeritavad ja kättesaadavad, et siis tutvuge selle dokumentatsiooniga siin ja vajadusel võtke siis meiega ühendust. Ja siin on siis hetkel lihtsalt üks loend nähtav, mis siis veel testimise eesmärgil on siia hetkel ainult lisatud. Ja hüppan mööda korra sellest paarist punktist siit, et lisaks siis loenditele ongi siis terminoloogia standardite menüüpunkt, kust siis hakkab leidma infot sellist üldisemat, et mis need erinevad terminoloogia standardid, klassifikaatorid, terminoloogiad või koodisüsteemid on. Oleme siia esimese põhja juba ära kirjeldanud erinevaid loendeid, mis siis on rahvusvahelistest terminoloogiatest Eestis kasutusel, kas siis Tervise Infosüsteemis või kuskil mujal, et oleme siin koostööd teinud erinevate osapooltega, kes neid loendeid haldavad, et sellist ilusat sisendit siia kirja panna, et julgelt minge vaadake, kus siis on ka viited erinevatele dokumentatsioonidele edasi ja ka kontaktid, et kelle käest vajadusel rohkem infot nende loendite osas küsida saab, et kes on nende loendite siis omanikud. Ja lisaks on siin ka haldusmudeli kirjeldus, mis siis on viimaste aastate jooksul Sotsiaalministeeriumi haldusalas kokku lepitud, kuidas me loendeid ja klassifikaatoreid hallata võiks, et millised tingimused on, kes otsustab, kehtestab muudatusettepanekud, et selle kohta saab siit ka täpsemalt lugeda, kus siis on ka erinevad taotluste vormid ja põhjad muudatuste ettepanekute tegemiseks olemas. Ja SNOMED-i kohta on samamoodi siin pikem punkt erinevate alapunktidega, et mis see SNOMED üldse on ja millised näiteks on tõlkimise nõuded, et kui keegi enda süsteemis kasutab SNOMED-it, et kuidas siis tõlkimine peab käima, millised reeglid jälgima ja kuidas siis sellest ka tehikut peab teavitama. Nii, ja siis mööda hüppasin vahepeal standardite vaatest, et standardite all on siis sarnaselt terminoloogia standarditele niisugune nii-öelda hariv dokumentatsioon, et millised standardid üldse olemas on, millised Eestis kasutatakse, et on siin ka niisugune esmane vaade juba olemas, et HL7 puhul näiteks CDA ja versioon 3 kohta niisugused lühikesed kirjeldused, mida me siis ka ajas järjest täiendame ja täpsustame ja FHIR-i kohta täpselt samamoodi on siin kirjeldus olemas, aga lisaks ka siis erinevatele muudele standarditele, mis siis tervisevaldkonnas kasutuses on. Ja OID-ide oma, millel ennem oli ka pilt, on siis ka siin kirjeldatud, mis need OID-id on ja kuidas nende haldamise põhimõtted käivad ja siia tuleb siis ka eraldi lisaks viide andmekirjelduskeskkonnale, kus see OID-puu siis kättesaadav hakkab olema. Hetkel saab selle viite kätte vormingute lehelt peamiselt. Aga see tekib sinna ehk lähipäevil tagasi see viide või juurde. Nii, ja siis võtaks võib-olla standardite järgi kohe vormingute punkti, millest ennem oli juba ka juttu, et edaspidi on meil siis andmevahetusvormingud, mitte enam standardid mõiste kasutusel. Siit saab ka siis viite juba FHIR-i dokumentatsioonile, et kuna see asub eraldi sellises rahvusvahelises keskkonnas, et siit kaudu leiab need dokumentatsioonid üles. Ja mis siis tegelikult edaspidi hakkavad olema ka teenuste kirjelduste kaudu otse kättesaadavad. Ning andmekirjelduskeskkonna viide on ka vormingute lehel siin olemas, et kuidas sinna liikuda ja edaspidi iga vormingu juurde tuleb ka konkreetse vormingu viide. Ja selleks, et ka mitte seda ajalugu täiesti ära kustutada lihtsalt, siis me kolisime ka kõik
täna publitseerimiskeskkonnas sellise kogumike põhimõttel avaldatud vormingud koodivaremusse, et siit kaudu on see vana nii-öelda hea tuttav kuju ka leitav ja kõik dokumentatsioon ajalooline siis kättesaadav. Et samal kujul me enam edasi ei avalda, et see on pigem selline arhiiv, et selle dokumentatsiooni osas, mis me siis seni oleme avaldanud. Ja jagasime siis kõik vormingud 6 gruppi, et kas on dokumendid, päringud või toimingud. Ja need gruppide kaupa on siis siit kõik altpoolt leitavad. Ja kui ühte nendest avada, siis see avaneb selline üldisem kirjeldav info selle vormingu kohta ja kõik tema versioonid. Ja versiooni kirjelduse all on siis varasemate versioonide puhul selline lühikokkuvõte, mis selles versioonis võrreldes eelmisega siis muutus. Ja hiljem hakkavad need versioonid siit ilusti ka avatavad olema, kus siis saab juba konkreetset versiooni näha ja temaga seotud siis dokumentatsiooni vaadata. Et hetkel siin on see meil see väike bugi. Nii, ja siis on teenuste leht, mis siis on ka täiesti uus vaade, mida ennem ei ole olnud, kus siis hetkel on esimene punkt tervise infosüsteemi teenused, et alustame sellisest alampealkirjast selle tõttu, et tuleviku vaates oleks võimalik ka Sotsiaalministeeriumi haldusala teiste infosüsteemide siis dokumentatsiooni vajadusel avaldada. Et hetkel siis on olemas tervise infosüsteemi osas osaline esialgne dokumentatsioon, kus siis all oleme toonud välja erinevate teenuste kirjeldused ja siis nendega seotud kas andmevahetusvormingud või siis ka erinevad juurutusdokumendid viidetena ja ka siis ka näiteks määrustele viited ja ma vaatan, siin on näiteks ka õigusruumi viited ja rohkem protsessijoonised, et need lehed siis aina enam täienevad ja neid tekib siia ka ajas juurde ja siit on siis võimalik ka erinevaid juurutusjuhendeid kätte saada, mis siis ennem olid publitseerimiskeskkonnas selle juhendite kataloogi all lihtsalt laiali. Ja samamoodi on siin ka siis erinevate selliste portaalide kirjeldused, näiteks andmevaatur, et mis see on ja siis ka sellega seotud juurutusdokumendid on siit ilusti leitavad. Ning selline kataloog, mis siin all on TIS andmevahetusteenus, siis siia alla tulevad sellised dokumendid või spetsifikatsioonid, mis ei ole konkreetse teenuse spetsiifilised, vaid on kõikide teenuste ülesed. Et näiteks siin all on täna olemas, mis ennem oli dokumendina, nüüd on siis veebilehena, et kuidas isikuid identifitseerida tervise infosüsteemi andmevahetuses või siis näiteks ka spetsialistide ligipääsu võimaldamise siis juhendid ja reeglid. Et need on siin siis juba ka veebilehtedena olemas, aga siis tuleb neid ka veel juurde. Nii, ja lisaks on siin projektide leht, mis siis hetkel on hästi lihtne, aga seda me siis ka plaanime tulevikus natukene täpsemaks, sisukamaks kirjutada. Ja selles mõte on peamiselt see, kus me siis kirjeldame ära kõik need projektid, milles siis kas TEHIK või teised Sotsiaalministeeriumi haldusala üksused osalevad kas siseriiklikul tasandil või siis rahvusvahelisel tasandil, et tuua ka seda infot rohkem Eestisse kättesaadavaks, millised projektid on käimas, mis nende eesmärgid on ja kes seal osalevad ja mis ülesannet me nendes töörühmades siis täidame. Et hetkel on siin lihtsalt nimekiri koos linkidega siis osadele nendest projektidest, kus siis meie poolt siis erinevad osapooled koostööd teevad. Aga seda siis plaanime ka tulevikus natukene rohkem välja tuua ja samas teeme siin ka üleskutsed siia projektide alla ja üleüldse tervesse teabekeskusesse, kui teil on endal mingeid dokumente või mingit infot, mida tahaksite laiemalt Eestis jagada teistega ka, et millega te toimetate, mis te teinud olete, siis kindlasti võtke meiega ühendust, vaatame, kas see sobib teabekeskuse sisu osaks ja leiame siis sellele, kui ta sobib, siia siis ka õige koha, kus seda avaldada.
et näiteks kui on mingid projektid käimas teistel osapooltel, millest tahaks ka teistele Eestis rääkida, et siis julgelt andke teada ja saame sellest siia alamlehed kirjeldada ja seda infot siis ka jagada laiemalt, et te saaksite ka enda infot rohkem nähtavaks teha selle keskkonna kaudu, et see ei pea jääma ainult meie siis enda materjalide avaldamise keskkonnaks, vaid kogu valdkonna jaoks on ta siis tegelikult mõeldud. Ja veel siis näitan andmekirjelduskeskkonda ka kiiresti, et ma võtan võib-olla selle vaate ja login siit välja, et siis on sama vaade, mida teie näete, et siin on siis hetkel leitavad erinevad materjalid, neid menüüpunkte siis tekib siia juurde, näiteks loendite oma tuleb ka siia veel siis juurde. Hetkel on siin olemas vormingud, kus leiad siis kõik andmevahetusvormingud ja nende kirjeldused. Siis on siin XSD-d, mis on rohkem meie enda jaoks, et vormingutega neid siduda ja komplektide all hakkavad siis olema kättesaadavad kõik stiililehed ja skeemafailid, et neid on võimalik siit avada ja siis ka alla laadida vastavalt vajadusele. Ja siinjuures siis toon selle ka välja, et kõik stiililehe ja skeema viited, mis täna on olnud dokumentidel kasutusel, jäävad tööle ka teabekeskusesse ümberkolimisel või andmekirjelduskeskkonda ümberkolimisel, et teeme URL-i-põhise ümbersuunamise, nii et need URL-id ei tohiks katki minna. Ja selle osaga me siis hetkel ka praegu tegeleme, et seda testida, et see kenasti töötab, et kõik viited saavad automaatselt ümber suunatud. Et siis URL dokumentides muutma ei pea, kuigi publitseerimiskeskkond läheb kinni. Ja skeemad siis hakkavad olema ka siit ilusti kättesaadavad ja alla laetavad, et nendega veel toimetatakse, et need siit ilusti kättesaadavaks teha. Ja OID-ide osa on siis siin OID-ide halduse punkti all, et siit on siis kõik OID-id nähtavad, avatavad, et saate siin neid otsida ja nüüd on ka otsingusüsteem siia juurde tulnud, mida ennem ei olnud. Ja üldiselt on andmekirjelduskeskkonnas siis ka põhjalikum otsingusüsteem, kus saab erinevate mõistete alusel ka määrata, millest seda mõistet otsida ja siis ta ka neid mõisteid otsib, et näiteks kui panen siia märksõna, siis siit juba leiab erinevaid vorminguid, kus on surma mainitud ja neid saab siis siit ka avada. Aga vormingute vaates on siis, ma pean nüüd natukene seda maha võtma, on siis nimekiri kõikidest vormingutest ja nende staatustest siin kenasti nähtav, kus siis plussi peale vajutades näeb ka kõiki varasemaid versioone, neid saab ükshaaval siis avada. On eraldi vormingutel otsingu lahendus, et kui see avada, siis siin on rohkem filtreid, mille alusel otsida siis vastavat vormingut, mida täpselt vaja on, et saaks gruppidena või märksõnadena otsida neid. Et seda saate siit ka katsetada. Ja edaspidi, kui praegu, ma teen võib-olla tegelikult ühe korra lahti näitan, et siin on siis kogu see metaandmestik kirjeldatud, mis siis läheb ka automaatselt teabekeskuses kättesaadavaks ja seotud failide all on siis kõik selle versiooniga seotud dokumendid ilusasti siia juurde lingitud ja ka selgitused juures, et mis need failid on ja milleks neid siis kasutatakse. Et on ka viide sellele EA mudelile, et mida selle versiooni puhul siis kasutati, ta viitab siis koodivaramusse vastavasse standardikogumiku kataloogi, kus EA mudel oli siis avaldatud. Nii, ja edaspidi tulevad ka nähtavale kõikidele nendele dokumentidele vähemalt ja osadele siis natukene ka laiemalt, mida siis tervise infosüsteemi tuleb 53 määruse alusel saata, sellised puustruktuursed kirjeldused, et need siis hakkavad olema Enterprise arhitekti mudeli ja sellesama täitmise juhendi asendajad, ehk täitmise juhendit me edaspidi pikem ei avalda, vaid kogu see info, mis seal oli täna kättesaadav,
hakkab olema kättesaadav sellest samast vaatest, kus siis selgituse tulbas ja nendes erinevates tulpades on siis välja toodud sama info, mis seal tegelikult oli juba kirjeldatud, et siis vähendada seda käsitööd nende dokumentide loomisel. Ja selleks me siis loome ka sellised kasutajajuhendid, kuidas neid vorminguid siit täpselt lugeda, milliseid reegleid kust leiab ja kuidas nendega siis toimetada. Ja kui nüüd tuleb edaspidi muudatusi veel nendesse CDA vormingutesse, siis nende puhul on võimalik tulevikus siis ka versioonide vahelist sellist automaatset võrdlemist teha, kus ta siis värvib ära erinevate versioonide vahelised muudatused, et ei pea enam ise näpuga järge ajama, mis siis muutus. Et see siis on võimalik ainult sel juhul, kui nüüd juba nende puustruktuursel kujul avaldatud vormingutele veel edaspidi muudatusi tuleb. Ja ajalooliselt nagu puustruktuursel kujul kirjeldamine lihtsalt ei olnud reaalselt võimalik, kuna meil on kokku üle 300 vormingu, mida oli vaja kolida ja ümber kirjeldada, siis me panime rõhu pigem nendele, millega siis tervise infosüsteemi andmeid luuakse ja siis kõige viimasemad versioonid siis kirjeldasime puustruktuursel kujul ära. Et lihtsalt füüsiliselt oleks olnud see suhteliselt keeruline saavutada, et ka varasematele versioonidele need kirjeldused sellisel kujul luua. Et kuna me lihtsalt mitte ainult ei ole kirjeldanud seda ümber, vaid me ka oleme ühtlustanud siis nende andmeelementide nimetusi erinevates dokumentides, mis tegelikult on sama tähenduslikud. Ja vormingute puhul on siin siis ka eraldi leht nimega grupid. Nüüd logis mind välja. Mis siis on loodud selleks, et erinevaid vorminguid teatud teenustega siduda. Et kui siin on näiteks immuniseerimise grupp, siis see tähendab, et immuniseerimise teenusega on seotud need vormingud ja sedasama vaadet, et kui on vaja otsida näiteks, siin on see grupi filter, et otsida kõiki immuniseerimisega seotud vorminguid, siis saab selle filtriks panna ja siis ta annab ainult need vasted, mis siis selle grupiga on seotud. Nii, aga kuna meil hakkab aeg täis saama, ma arvan, et peamiselt suurem osa sai hetkel ära räägitud, et võib-olla annaks nüüd korra hetke küsimusteks aega. Et kas on küsimusi või lihtsalt kommentaare või märkuseid meile, mida kaasa võtta? Teistelt ei ole, siis ma ise võib-olla teen selle küsimuste otsa lahti. Kerli, kuule, millal see publitseerimiskeskus siis kinni läheb? Hea inimene, kes seda küsib. Publitseerimiskeskkonda me tegelikult soovime panna kinni nii pea kui vähegi võimalik. Et hetkel meil on veel selleks, et seda päriselt kinni panna, mõndasid dokumente sealt vaja ära kolida, et juhendite kaustast on vaja natukene ümber kolida. Ja seesama, mis ma enne ütlesin, et loendite automaatpäringud, kellel on üles ehitatud, peab ümber suunama ja ümber ehitama terminoloogia serveri peale, et saaks selle topelthalduse ja kinni panna ja ka publitseerimiskeskkonna kinni panna. Ja viimaste sammudena ongi meil endal ka siis veel stiililehtede ja skeemade viidete testimine, et see kenasti tööle jääks. Et siis tegelikult on kõik eeldused selleks tehtud, et kõik dokumentatsioon, mis on täna siin olnud publitseerimiskeskkonnas, on mujalt kättesaadav ja saaksime sulgemisega toimetada. Ideaalis me tahtsime seda juba kinni panna esimese katsena juba siin märtsikuus, aga see natukene nüüd lükkub edasi. Aga peamine ongi meie sõnum see, et aidake meil see kiiresti kinni panna, et vähendada topelt töö koormust kahe keskkonna haldamisel ja sisu loomisel, kui ka siis seda turvariski, mis tegelikult selle keskkonnaga hetkel on, et ta on lihtsalt nii aegunud ja nii õrn keskkond, mida püsti hoida ja see avaldamisviis ei soosi tänapäeva arenduse põhimõtteid. Et igal juhul loodame selle siin ikkagi lähikuudel proovida kinni panna. Ja miks ma ütlen proovida, on see,
et publitseerimiskeskkonna kasutus täna päringute osas on väga suur. Sinna tehakse miljoneid päringuid nädalas. Ja kuna see on nii vana keskkond, siis väga head sellist seire või monitooringu lahendust seal ei ole ja me näeme ainult IP-aadresse, kus need tulevad, need päringud, aga me täpselt ei tea, kas seal on inimene taga või masin taga või miks neid päringuid tehakse. Et selle tõttu me olemegi võtnud eesmärgiks selle, et mingi hetk me teeme selle katsetuse ära, hoiatame kõiki kindlasti ette piisavalt vara, et me proovime publitseerimiskeskkonda kinni panna ja vaatame, kas kõik jääb tööle ja kui ei jää, siis teeme uuesti lahti ja siis otsime ja parandame edasi ja proovime jälle. Et ta saab olema niisugune mitmes etapis arvatavasti, et me oleme selleks valmis, et see võib-olla esimese katsega ei õnnestu. Aga oluline ongi see, et kui me selle teavituse saadame, siis te kindlasti ise ka jälgiksite sellel hetkel, kui me selle kinni paneme, et kas teil läheb midagi katki või kas midagi juhtub. Ja väga põhjalikult see anda meile sisendit, et mis päringud näiteks ei õnnestunud või mis errorid teil tekkisid, et me saaksime siis neid lahendada. Aga proovime siin ikkagi lähikuudel esimese katsetuse ära teha. Vaatame, mis juhtub, kui see varsti 20 aastat püsti olnud keskkond korra kinni panna. Ma tahaks Kaia Kulla veel kord siin, ma tahaks kommenteerida, ma küll vahepeal viskas välja, et ma päris algust ei kuulnud, mida te siin rääkisite, aga ma saan aru, et on selle probleemid selle portaali ühesõnaga nende rünnakutega, eks ole, mis võivad tulla väljastpoolt, et siis neid avalikuks lahti teha ja nii edasi. Et meil on tegelikult endil täpselt seesama probleem. Et meil on ka ainult siseriiklikult see praegu avatud, aga me lasime teha sellel, mis iganes turvafirma see oli, see, kes ründab ametlikult, et otsida neid auke, kust on võimalik rünnata. Et kas te olete enda sellele portaalile ka lasknud teha siis sellist nagu katserünnakut, et nad tooksid välja siis need haavatavad kohad, et kus võiks nagu. Ja see, ma arvan, et on praegu kõikide riigiasutuste probleem, et me neid ründeid saame väga palju, et meil ei olnud vaja katserünnakut, meil oli päris rünnak paar aastat tagasi. Ja sealt me nägime juba need kohad ära ja esimesed paiked tegime ka ära, et autentimised said lahendatud, keskkond sai teise kohta, turvalisemasse kohta kolitud. Ja ka IP-aadressiga saidki piirangud peale pandud, et me saime sellised ajundised parandused sinna tehtud. Aga selleks, et neid päris turvaauke ära parandada, see oleks vajanud liiga palju ressurssi ja mahtu ja ka siis finantse, et seda teha. Ja pigem me paneme praegu panuse sellele, et uus keskkond kiiremini püsti saada ja toimima saada, kuna meil ei ole olnud ka sellel hetkel, kui need turvanõrkused rohkem välja tulid, ka siis juba meil ei teada, et meil tuleb uus keskkond. Et pigem meie fookus on uue keskkonna loomisel ja selle kiiresti tööle saamisel. Ja tegime lihtsalt siuksed ajutised kiired turvaparandused. Nii, kas on veel küsimusi? Vaatan, chatis on midagi, aga Kaia kommentaar. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis me väga täname teid, et tulite kuulama ja kindlasti julgustame teid meie poole pöörduma, kui te midagi ei leia või kui te leiate mingeid kohti, mis teie meelest võiks olla teisiti või paremini, et julgelt andke kõigest märku. Selleks me sellega lahti tegime, et see tagasisidet varakult koguma hakata. Et hetkel on meil võimalik seal siukseid parandusi ja täiendusi veel järgnevalt teha, kui siukseid asju välja tuuakse. Ja me ise teame, et seal on veel probleemkohti siis, millega me juba jätkuvalt ja taustal kogu aeg toimetame, et seda paremaks ja toimivamaks saada. Aga julgustan teid siis juba seda keskkonda kasutama. Harjutage ennast sealt materjali otsima, et siis tekib ka see reaalne tagasiside, kui te midagi ei leia, et kus seda siis leiab. Aga lihtsalt kindlasti võtke see arvesse, et see keskkonna sisu on siis veel järjest täienev, et kõike me veel ei ole üle kolinud. Aga suures osas enamus selliste vormingutega seotud materjalidest ja
ja nagu andmekvaliteedi osa tuleb nüüd ka kohe lähiajal, et need on kõik nagu juba üle kolitud. Teenuseid me järjest kirjeldame, loendid tulevad loodetavasti siin selle kuu jooksul kättesaadavaks vähemalt, ütleme 90% loenditest, et võib-olla mõned üksikud jäävad veel. Et jah, et minge ja uurige, mis me oleme sinna täna kirja pannud juba ja kättesaadavaks teinud ja võtke julgelt ühendust, kui on küsimusi.